seda peaks juba koolis igale lapsele õpetama, sellepärast et see omadus on nii tohutult oluline nii õnne, edu, tervise, suhete, ükskõik mille jaoks, mis vähegi elus hea ja väärtuslik on. Oma Tiibeti budismi õpingute jooksul on mulle kogu aeg sisse taotud seda ideed, et mitte midagi head ei tule, kui sul ei ole eneseusku, enesekindlust. Ja mingi pärast minu meelest koolis meil seda väga palju ei räägita. Räägitakse küll seda, et meil on vaja kõrget enesehinnangut. Aga kõrge enesehinnang ei ole midagi, mis sinuga lihtsalt kuidagi kogemata juhtub. Eneseusk, nii nagu mina seda olen õppinud budismist, on see, et sul on objektiivne arusaam enda saavutustest, enda võimetest ja enda potentsiaalist. Ehk sellest, mida sa oled head ja väärtuslikud teinud minevikus, mida sa suudad teha praegu ja mis on see potentsiaal, mida sa näed, et sa oled võimeline teostama tulevikus. Ja sestap eneseusk saab põhineda ainult ja ainult andmetel. Sul on vaja päris tõendus selle kohta, mida sa oled teinud ja päris tõendus selle kohta, mida sa praegu teed. Ja sealt saad sa siis ennustada ette, mida sa tulevikus oled võimeline saavutama. Kui tahad rohkem nõuandeid, kuidas siis päriselt andmepõhist eneseusku arendada, siis jälgi minu kontot ja siia tulevad igasugused nipid-trikid, kuidas sa saad oma eneseusku koguda andmepõhiselt.